Nii, tere tulemast tagasi. Loodetavasti kõik said natukene midagi kõhtu amsata, aga mitte nii palju, et nüüd magama jääks. Et hea on ju alati selline puhkehetkele minna. Et tagasitulekuks ma valisin veel niisuguse väikse kordava slaidi, et millega me siis nii-öelda tänapäeval silmitsi seisame. Ja nagu selles päeva esimeses pooles sai öeldud, siis põhilisteks probleemideks meil väga sageli ongi siis selline üldine psüühiline stress ja meeleoluhäired. Ja meeleoluhäiretest siis kõige levinumad ongi siis depressioon ja siis erinevad ärevushäired. Ja sageli eelnevadki siis neile meeleoluhäiretele siis kas siis kodune või tööalane läbipõlemine. Miks ma ütlen kodune on see, et väga sageli me räägime läbipõlemisest kogu aeg nagu töö kontekstis ja töö on see kole koht, mis meid läbi põletab. Aga tegelikult see läbipõlemine võib tulla ka kodust, et ütleme, et ühe suure grupina selle töö läbipõlemise kõrval on tegelikult väikeste laste vanemad. Ja olukorra teeb nende jaoks nagu keeruliseks veel see, et kui ma ikkagi lõpuks hammasristis tulen töölt ära, siis inimesed jäävad nagu selle koha peal jänni, aga mis ma perega teen, et ma ei saa ju ära minna 6 kuuks puhkusele. Et sellepärast ei saa seda üldse nagu kuidagi vähem nii-öelda tähelepanuta jätta kuidagi või vähem selle tähelepanu suunata, et selle peale peab nagu mõtlema, et kui see inimene tundub läbipõlenud, siis see võib olla ka see, et töö juures ongi kõik väga hästi, aga see tuleb tal kodust, sest ta on lihtsalt kodustest oludest niivõrd nagu kurnatud. Ja tegelikult ütleme ka kodustes oludes see, et päris võib-olla ära ei lähe, aga fakt on see, et kui midagi ei muutu, siis paremaks ei lähe. Ehk siis, et tuleb ikkagi siis mõelda, kas ma saan kedagi endale appi kutsuda, kas ma saan kuidagi mingeid ülesandeid ära jagada, kas ma saan ise mingit vaimset tuge, et ma mõtestan samamoodi endale asjad lahti. Sest isegi mitte nii väikeste vanemad, vaid sageli ütleme teismeliste vanemad tulevad vahel nõustamisele ja küsivad, miks ta mulle niimoodi teeb. Ja neil on raske aru saada, et see lapse käitumine ei pruugi olla nende isikuga üldse seotud. Tema elab üle oma muresid, oma puberteedi raskuseid ja see ei ole suunatud nüüd ema või isa vastu. Aga lihtsalt vanem ise on läinud nii stressi juba, et talle tundub, et ta nimelt teeb neid asju, aga tegelikult ütleme noore see motivatsioon ei ole oma vanemaid otseselt kiusata, aga need asjad lihtsalt juhtuvad niimoodi. Et nende asjade peale tasub nagu sellest kodusest vaatevinklist ka läheneda. Ja nagu me siin lõunapausi ajal paari sõnaga rääkisime, et ega inimene ei ole robot või siis, et ma ei saa olla niimoodi, et mul on töö juures kõik väga hästi ja kodus väga halvasti või vastupidi, et me oleme nagu üks tervik, ehk siis, et me peame enda eest hoolitsema või see kodune mure tuleb tööle kaasa ja töömure tuleb koju kaasa. Küll aga, kui mul on vähemalt ühes kohas kõik hästi, see võib olla mulle selliseks nagu puhkuseks, stressileevendajaks, selliseks nagu õlekõrres, kus kinni hoida, et kuskil on veel selline pelgupaik minu jaoks. Et seda tasub ka nii-öelda kaaluda ja mõttes pidada. Ja üheks selliseks stressiallikaks, millest me ei saa nagu rääkimata jätta, on siis ka see, et täna ikkagi suur osa meist, kas siis vabatahtlikult või vähem vabatahtlikult, on sellises kaugtöö vormis. Ja selle kaugtööga seoses tekivad tegelikult mingisugused täiesti sellised mured, mida võib-olla ettevõte või organisatsioon ei ole osanud ette näha. Ja inimeste seisukohast seda raskem, et kui meil niigi kõige suurem probleem oli eelnevates uuringutes, et selline töö- ja pereelu tasakaal, ehk siis, et ma ei suuda nagu päris asja vahet teha, siis nüüd, kui kogu mu töökollektiiv põhimõtteliselt on ka kolinud mulle koju, et siis seda piiri teha või piiri vahele tõmmata on veel nagu selline eriliselt keeruline ja eriliselt selline väljakutseid pakub. Ma tõin välja nüüd järgmistel slaididel 10 sellist punkti, mis siis ma võtsin välja meie raportitest, mis meie nõustajad või ma ise olen nõustamisel olen siis kuulnud, et mis need põhimured on. Ja see periood, mille me valisime, kus neid väljavõtteid teha, oli siis aprill, mai, juuni.
märts-aprill-mai, jah, märts-aprill-mai. Ehk siis, et see põhiline, see selline kriisiaeg, kus oli hästi palju segadust, hästi palju arusaamatust. Oma teenusega meie jaoks oli ka uus vorm, me läksime siis nii-öelda Skype'i üle, et pakkuda ja tegime ka mõned kontaktkohtumised olenevalt sellest, kuidas nõustaja ja nõustatav ennast tundsid. Ja nende mitmete kohtumiste puhul siis joonistusid välja, et inimestel on nagu ühesugused asjad ja siis me sõnastasimegi nad niimoodi ära, et me saime 10 punkti. Need 10 punkti ei ole kuidagi olulisuse või tähtsuse järjekorras. Nad lihtsalt on sellises järjekorras, nagu nad kirja said ja kui te ise neid nagu loete ja mõtlete, siis kindlasti teie jaoks on ka nad erineva tähtsusega, et see ei ole minu jaoks nagu üldse mingi mure ja võib-olla ma enda muret siit ei leia, aga et need on jah siis ühe sellise perioodi siis ühe nõustajate töö, sellised väljavõtted, aga annab sellise hea piilumise, et mis seal ka nõustamise kabinetis siis tegelikult toimub. Ja esimene selline mure, siis ma paningi sellele nimeks, et virtuaalne töökoht, aga reaalsed mured, ehk siis, et see, kui see mure on meist eemal, ei tee teda vähem reaalseks, ehk siis, et ka juhtidele nagu tuletada meelde, et kõik see tunnetuslik on inimese jaoks reaalne. Isegi kui see ei vasta tõele, on see tema jaoks reaalne ja sellega tuleb nagu tegeleda. Ja esimene punkt siis ongi see, et juhi e-kirjad tunduvad väljendavat rahulolematust. Ehk siis, et inimesed ei ole harjunud siis ikkagi nii suures mahus e-maili teel suhtlema, et nad ei oska võib-olla kas siis täpselt väljendada, kuidas ja mida nad tunnevad, või siis, kui ma seda loen, ma ei oska anda talle seda tunnetust, mis seal taga siis on, sest ma ju ei tea. Et nagu me enne rääkisime, et oleneb ka, mis tujuga keegi midagi teeb, ehk siis kui keegi hea tujuga kirjutab, aga teine paha tujuga loeb, siis ta saab hoopis teise sõnumi kui see, mis välja oli saadetud. Millele siin nagu tähelepanu siis tulebki pöörata jälle sellele, et mis on fakt. Miks mulle tundub, et see kiri on nii-öelda nagu rahulolematu, millised sõnad seda väljendavad, millised faktid seda näitavad. Eks et siin tuleb nagu hästi analüüsida ja muidugi kõige toredam oleks see, kui inimesel oleks töökeskkonnas selline julgus, et ma võtan toru ja helistan oma ülemusele, juhile ja ütlen, et ma sain su e-kirja ja mulle paistab sealt läbi see rahulolematus, et kas ma saan sinust õigesti aru. Kust see reaalselt võib see hirm veel tulla, on see, et ma ise tean, et ma võib-olla peaksin tegema rohkem, aga ma mingitel tingimustel täna lihtsalt ei saa. Ja siis ei ole see mitte juhi rahulolematus, mis ma sealt loen, vaid see on tegelikult minu rahulolematus endaga. Et mulle tundub, et ma ei ole andnud piisavalt ja kui seal kirjutatakse, et näiteks, et see ülesanne oli väga hästi tehtud ja teise ülesande kohta pole midagi kirjutatud, siis mul tekib peas hirm, et äkki siis lihtsalt ta oli viisaks, ei tahtnud mulle öelda, aga et see teine oli jama. Eks et see hästi palju tuleb sellist tunnetuslikku, aga sellele vastu saab täpselt nende samade kiirabi võtetega, mida ma tean, mis on fakt, küsi üle. Mis sa sellega mõtlesid? Kindlasti on oluline ka see, et ja kui ma saangi sellise kirja, mis ütleb mulle, et see ülesanne ei olnud nagu piisaval tasemel tehtud, siis tegelikult mind töötajana sedasi ei aita. Ta lihtsalt annab mulle signaali, et ma tegin midagi mitte kõige paremini või suisa halvasti. Et siis järgmine samm ei tohiks olla nagu see, et ma siis nüüd hakkan nagu paaniliselt mõtlema, et issand, kuidas mul siis see nüüd nii halvasti läks, vaid tegelikult järgmine samm peaks olema see, et palun ütle mulle, kuidas ma peaksin seda tegema. Sest kui mulle öeldakse juhi poolt, et võt Põlvas sina olla ei tohi,
no siis teha, ma olen Võrus, siis ta ütleb ei, Võrus sa ka olla ei tohi. Et palju olulisem oleks see, et kui ta ütleb mulle, et sa oleksid Tartus väga oodatud, siis ma ei hakka neid vahepealseid teid läbi proovima, vaid ma lähen kohe õigesse kohta. Ehk siis, et kui juht mulle seda ei anna, siis ma peaksin tegelikult ta käest küsima, et aga mis see on, mida sa mult ootad, mis see õige tee on, et ma ei hakka nagu kõiki valesid läbi proovima. Et see tegelikult ju, kui me mõlemad saame aru, et organisatsiooni jaoks on võimalikult hea see, kui ma töötan võimalikult efektiivselt, siis ka tegelikult see juhi poolt see soodustamine suhtlemist, et kui sa ei saa aru, küsi, peaks olema täiesti nagu elementaarne. Aga see ei ole alati elementaarne, sest väga sageli juhid on ise hädas. Juhid vastutavad ise kellelegi ja on saanud selle ülesande kõrgemalt ja ka nad ka ei tea, mis seal valesti on. Et siis selles mõttes, et tuleb natukene vahel seda juhti altpoolt ülespoole ka toetada just sellega, et küsida küsimusi, et julgustada teda küsima küsimusi. Sest meeles peakski kogu aeg nagu pidama see, et miks me seda teeme. Et kas me teeme seda nagu selleks, et kell saaks 5 ja saan täna pastaka ära visata või meil on mingisugused eesmärgid, meil on mingisugused tulemused, mida me tahame nagu püüda. Et see siis sellistest kahtlastest e-kirjadest, kust võib välja lugeda rahulolematust, aga me tegelikult nagu ei tea, kas seal taga siis oli rahulolematus, kas seal taga oli enda enese ebakindlus just nimelt või siis millestki suisa nagu valesti arusaamine. Siis teine hästi levinud, mida tuli väga paljudest nendest nii-öelda kokkuvõtetest välja, oli see, et keegi ei näe, kui palju ma töötan. Ja see on ka üks asi, mis lükkab väga sageli kodus töötajaid nii-öelda üle piiri, üle töötama, on see, et ma ei saa nagu tõestada. Kui ma olen kontorisse, panen tagumiku pingi peale, kell hakkas tiksuma, kõik näevad, et ma olen siin, ma ei tee midagi muud, ju siis ma teen tööd. Aga kodus ei näe. Nagunii teeb seda, teeb teist, teeb kolmandat. Ja siis ma pean kuidagi leidma mingi väljundi, et no kuidas ma tõestan, kui palju ma siis teen. Siis hakatakse meile saatma kell 11 õhtul. Või siis osadel on see, et logitakse kuskile süsteemi sisse, hoitakse paaniliselt siis seda akent seal lahti, et te näete, et ma olen olemas. Püütaksegi siis kuidagi nagu seda genereerida mingisugust tulemust. Et kuidas seda teise poole pealt vaadata või mida siis nagu teha, siis siin on see koht, mille peale peaks nagu mõtlema, et aga mis see meie eesmärk on? Mul peaks olema juhiga kokkulepe, mida ta minult ootab. Ja kui ma need asjad teen ära, siis ma tean, et mul oli hea päev, mul oli edukas päev. Mul on endal prioriteedid paigas, ma tean, et kui ma teen homme ära need 3 tegevust, siis ma võin öelda, et minu päev oli edukas. Eriti inimesed, kes suhtlevad nii-öelda mingite välispartneritega või kelle töösse, enamuse meie töösse, kes niimoodi kodus ju töötavad, jooksevad sisse ootamatused. Et need ootamatused oleksid ka nagu planeeritud päevakavasse. Sest kui nad ei ole planeeritud ja neid järjest nagu tuleb, siis ühelt poolt tekib nagu küsimus, et näiteks kui su juht muudkui pidevalt saadab sulle ja saadab sulle ja saadab sulle, et siis tekib nagu küsimus, et kas sa enne nagu eeldasid, et ma ei tee midagi ja nüüd sa leiad mulle tegevusi või ma töötasin kuidagi nagu pooles vinnas. Et kui sa mu tööle võtsid ja sa olid nagu rahul sellega, mis ma teinud olen, siis ma eeldan, et me mõlemad saime aru, et ma töötan nii-öelda 100%-ga. See, kui sina lisad järjest töökoormust, see ei tee nagu minu päeva pikemaks tegelikult. Ehk siis, et ole nüüd hea ja ütle, mis ma võin siis oma päevast ära jätta, edasi lükata või nii edasi. Et ja samamoodi on nende ootamatustega ka, et kui see töö on seotud selliste asjadega, et väljast poolt tulevad mingisugused sellised kirjad, kohtumised, millele peab nagu reageerima, siis tuleb nüüd planeerida ka päeva. Ja kui saab mõni päev niimoodi läbi, et seda ootamatust ei tulnud, no alati on rõõm ju võtta homsest midagi. Sest homme võib-olla tuleb veel suurem ootamatus. Aga et päris sellist nagu tihedalt täis topitud, et ma vaatan väga paljudel juhtudel selle kriisi ajal sai tehtud ka koolitusi veebis. Et ma alati nagu küsisin, et minul oli see, et meil on koolituseks ette nähtud 2 tundi, aga et mul on 3. tund jäetud vabaks selliseks puhvertunniks, et ma saan ise hingata ja võib-olla läheb natuke üle, et ma ei pea siis nagu põdema, et kui on inimestel võib-olla küsimusi või. Ja siis ma küsingi, et kuidas teil ajaga on? Ja kell 2 lõpeb meil, kell 2 hakkab järgmine koolitus või järgmine kohtumine veel või mingisugune selline asi.
Küsid, et kas päris maailmas oleksid ka endale pannud niimoodi või? Et pissil ka ei käi päriselt või? 15 minutit ka ei ole või? Et kui meil oleks näost nagu kohtumine, siis oleks ju normaalne, et me vahepeal lähme võtame tassi kohvi ja käime vetsus. Et miks sa selles virtuaalses maailmas järsku hakkad niimoodi käituma, et nagu sa robot oleks? Et sa saadki lihtsalt järjest niimoodi teha 8 tundi. Et sellistele asjadele lihtsalt nagu kuidagi nagu ei mõtle. Ja teine kurb asi, mis selle töömahuga nii-öelda nagu väga sageli välja tuleb, on mis see ma kaosin mõtte ära. Et töömahuga seoses. Ma tulen siia tagasi, kui mul tuleb see meelde. Tahtsin ühte head näidet tuua. Et ühesõnaga siis keegi ei näe, kui palju ma töötan, et selle tõestamiseks me ei peaks hakkama tegema mingisuguseid ekstra liigutusi, vaid me peaksime tegelikult rääkima oma otsese juhiga. Et mis see on, mida sa mult ootad, mis peab tehtud saama, et mina saaksin ennast tunda hästi, et ma olen teinud täpselt seda, mida minult nagu oodatakse. Sest vahel on ka see, et me siis leiame endale mingisuguseid lisategevusi, aga tegelikult see nagu ettevõtte vaates ei ole üldse oluline. Et selles mõttes on hästi oluline kokkuleppeid teha. Siis järgmine, mis sellise stressiteemana või sellise pingeteemana välja tuli, olid need normid siis veebikoosolekute pidamiseks. Kas kaameraga, kas ilma, mis keskkonnas, mis kell, kuidas me teeme. Et need mõni inimene nagu tuligi, lõi endale siukse kauni tausta, pani ülikonna selga, istus. Teine tuli ütles, et ma ei hakka pilti näitama, et mul on pea kammimata. Et jälle nagu selline küsimus, et kas et milleks seda peakammimist üldse nagu vaja on, et kas see on meie ettevõttes selline nagu austuse märk natuke, et me oleme korrektsed üksteisega või võib-olla see ei olegi üldse oluline. Et võib-olla me saame natuke nagu nautida seda eriolukorda just selles mõttes, et ometi meil on võimalik neid tüütuid koosolekuid pidada pidžaamas. Et see tegelikult ju seda koosoleku nagu seda väärtust või sisu ei vähenda mitte üks gramm. Aga see peaks olema kokkulepe, et ei saa olla niimoodi, et üks tuleb ülikonnaga, eks ole, ja teine tuleb siis pidžaamas ja kolmas ütleb üldse, et ma üldse ei saa praegu, mul pilti ei ole ja tegelikult ka mul häält ka, ma kirjutan üldse šatti. Et niimoodi on nagu väga raske seda koosolekut koos hoida ja väga raske on jõuda nagu mingitele sellistele asjalikele järeldustele, sest enamus seda auru läheb nagu sellise korraldusliku pihta hakkamise peale või nagu selline tore meem, mida ma üks päev nägin, oli see, et need veebikoosolekud on sellised nagu tänapäevane seansid, kus Elisabeth, kus sa oled? Me ei kuule sind, kas sa meid näed? Anna meile märku, kui sa oled siin. Et sellised nõidumised toimuvad seal väga sageli. Et see oleks nagu oluline ka, et see on ettevõtte tasemel kokku lepitud, kuidas me käitume veebis. Osad ettevõtted on teinud ka sellise, et neil on mingisugused sellised kohvihommikud, kus ongi kokku lepitud, et kõik sellel ajal tulevad sellesse keskkonda, ükskõik kuidas me joome koos kohvi, lihtsalt räägime natuke kontoriklatsi ja saame teada, kuidas kellelgi läheb. Aga et need kokkulepped peavad olema sellised kindlad ja need kehtivad siis kõigile ühtemoodi, mitte nii, et kõik on siis ennast ülikonda ilusti pannud ja siis tuleb ettevõtte siis tegevjuht või omanik, kes siis on see, et ma siin jalutan koera praegu tegelikult üldse, et aga rääkige, ma kuulan. Et selline lõhub nagu selle idee ära. Ja mis ma enne tegelikult nüüd öelda tahtsin, mis mulle tagasi meelde tuli, oli see, et väga kurb asi nagu selle töömahu juures on ka see, et inimesed ütlevadki, et jah, et me nüüd selle koolituse siin lõpetame ära ja siis ma nagu õhtul nüüd töötan kauem 2 tundi sellepärast, et ma raiskasin 2 tundi koolitusele. Ma ütlesin, kui sa raiskad 2 tundi koolitusele, siis oleks mõistlikum mitte sellele koolitusele tulla. Et kui tööandja leiab, et see koolitus on sulle vajalik, siis see tähendab ka seda, et ta peab leidma selle aja, kuna seda teha. Et ei saa panna nagu seda vastutust selles mõttes nagu töötajale. Et hästi lahe on see, kui meil on kahepoolsed sellised kokkulepped või head suhted, et vahel ma teen natuke rohkem ja vahel ma lähen varem ära või vahel ma teen seda ja vahel ma käin firma autoga, toon lapselasteaiast ära. Et kui on nagu selline, see on nagu hea.
aga et kui see on nagu ühte auku, ehk siis, et töökoormus on suur, me selle kuidagi leevendamisega ei tegele, vingusite, saite oma koolituse, vaadake ära ja siis tehke töö järgi. Et see oli nagu hästi kurb, mis välja tuli, et väga sageli ja lisaks koolitustel ka koosolekuid ei peeta tööks. Et jälle, koosolek ka, selline koosolek raiskas mul aja ära, aga mul on ju aruanne ikka vaja teha. Ja siis ma õhtul nagu teen. Ehk siis, et selles mõttes, kui sul on koosolek planeeritud, siis planeeris aruande tegemine ka, vaata, kui palju sul selle jaoks aega läheb ja kui see ei mahu siia päeva, siis tulebki selle otsas juhiga läbi rääkida, mis me nüüd teeme. Kumb on tähtsam? Kas ma jätan sellel koosolekul osalemata või ma lükkan selle aruande edasi? Aga see eeldab seda, et jälle see inimene ise on selles mõttes enesekindel, ta teab oma väärtust ja on selline turvaline suhe juhiga, et ma saan seda tõesti öelda. Et juht ei ütle selle peale, et minu pärast jäta tegemata, meil on järjekord ukse taga, tuleb järgmine, kes jõuab nii üle aruande teha, kui koosolekul ka olla. Et see on see, kuhu nagu tuleb jõuda. Aga selline teine pool selle juures on see, et isegi kui see juht niimoodi ütleb, siis ega sa ei kesta niimoodi lõputult. Ehk siis sellisel juhul see selline väsimine, läbipõlemine, see tuleb nagunii. Küsimus on lihtsalt, kuna ta siis tuleb. Ja kui ma ei tõmba täna seda piiri siia ette, siis see piir tõmmatakse mulle mingil hetkel. Aga et kui ma täna tõmban selle piiri, kui ma täna sellega tegelen, kui mul on natukene asjad üle pea, võib-olla ma võtan nädala puhkust, mõtlen asjad läbi, tulen tagasi, ma olen saanud mingisuguse teadmise, ma oskan kuidagi planeerida paremini. Aga kui ma sellega ei tegele, ma kogu aeg kustutan neid tulekahjusid, siis võib-olla 5 kuu pärast olen ma selles seisus, kus ma pean diagnoosiga töölt kõrvale jääma, ma pean võib-olla 5 kuud olema töölt ära. Aga kes siis selle ära teeb, ma küsiks? Et probleem jääb ju tegelikult nagu üles. Ehk siis, et selles mõttes ei tasuks karta seda piiripidamist just selles mõttes, et mida kaugemale see lükkub, seda raskemalt ta tuleb. Ja see, et ta nagu äkki ei tulegi, on väga selline õrn lootus, kui need asjad on tõesti sellised, et need eeldused on sellised, et sinu koosolekuid ja ütleme kõiki kohtumisi neid ei peeta nagu tööks, et miks ma neid siis teen, kui need tööd ei ole. Ma teen sama aruandeid, kui sa oled mind palganud aruande tegijaks ja see on ainus asi, mis nagu loeb või minu tulemust näitab. Et see on see, kus jälle mõelda. Siis üks, ma ütleks üldse mitte seotud kriisi ajaga, aga sellel ajal ta välja tuli, et rahulolematus käesoleva positsiooniga organisatsioonis. Ja kui siin nagu mõeldakse, et võib-olla need rahulolematud on enam-vähem, ma ei tea, liht- või liinitöölised, siis tegelikult sugugi mitte. Enamus, kes sellise nii-öelda väljendusega tulid, olid tegelikult juhid. Ja kust see nagu see murekoht tuli või miks nad rahul ei olnud, on see, et väga sageli organisatsioonis juhiks saab kõige parem spetsialist. Eks see hästi tubli spetsialist, me edutame sind nüüd juhiks. Aga ta ei ole juht, ta ei oska, tal ei ole neid tööriistu, ta ei taha üldse inimestega tegelikult tegeleda, aga juhina automaatselt ta saab mingi meeskonna, kelle eest ta peab vastutama. Ja samal ajal väga paljudes organisatsioonides ta peab ise tegema seda spetsialisti tööd ikka edasi. Ehk siis tal on oma vastutusala pluss veel teiste eest. Ja siis nagu, kuigi tundub, et sind on nagu kuidagi nagu tunnustatud ja sulle on seda antud, siis tegelikult, mida sulle anti töökoormust. Et võib-olla anti natukene nagu mingisugust töötasu ka või mingisugune, ma ei tea, auto kasutamise võimalus, aga reaalsus on see, et sinu koormus tohutult tõusis. Ja sa ei ole selleks valmis, sest sulle lihtsalt anti positsioon, aga sulle ei antud tööriistu, kuidas selle positsiooniga hakkama saada. Ehk sellepärast on see väga sageli just nagu sellise keskastme juhtide mure. Ma ei ole tegelikult, ma tahtsin, ma kandideerisin, aga ma ei kujutanud ette, et see niimoodi on. Ja nüüd ma ei saa enam tagasi minna. Sest kes must siis enam peaks, kui ma nüüd lähen jälle nii-öelda platsitööliseks tagasi, kuigi vahepeal olin juba suur juht. Et selles mõttes see täiesti lõhub inimest ja ta ongi rahulolematu ja see võib lõppeda sellega, et ta lihtsalt sellest organisatsioonist ära, ta ei oska seal organisatsioonis enam selle olukorraga midagi teha. Ehk see koht, mis siin nagu, mille üle nagu mõelda või mida teha, on see, et kui inimene nii-öelda nagu edutada juhiks, siis tuleks esiteks teha talle selgeks, mida talt eeldatakse, kas ta on selleks üldse valmis, kas tal on oskused, et sellega tegeleda ja kas tal on selles mõttes ka vahendid, sest väga sageli
selline keskastme juht tõstetakse sinna vahele, et oleks keegi, kes nende tüütutega seal allpool tegeleks, kellel ei ole tegelikult otsustusõigust, kellel on ainult see nii-öelda nagu vastutus, keda kasutatakse sellise suuvoodrina seal vahel, et siis tasuks nagu inimesel endal ka hästi mõelda, et kas ma võtan selle vastu ja mis tingimustel. Sest nagu ma päris alguses ka ütlesin, et sageli on see tööandja, töötaja, mõlemad on natuke meeleheitlikus seisus. Ja siis me kipume lubama asju, mida me tegelikult ei ole võimelised tegema. Et seal tuleb ka nagu mõelda, et ühelt poolt see 300 eurot võib-olla palgatõus oleks ju hästi tore ja mul oleks seda väga vaja, et mõtle, see leasing läheks kohe palju kergemaks. Aga täpselt ongi, et mille arvelt siis. Et kui sa võtad selle vastu, siis täpselt on sul õigus ka nagu küsida, et aga tööriistad. Et kui sa võtad uue ehitaja tööle, siis ta ei ütle talle, et mine ehita. Ikka annab talle mingid asjad pihku. Et sama võiks tegelikult teha nagu juhtidega, et neid ei saa ka nagu palja käsi saata sinna objektile, et hakake nüüd midagi tegema. Et selles mõttes jah, see on nagu selline vägagi tegelikult tulnud juhtide suust. Ja teine selline nüanss siin juures, kus tuli ka välja see rahulolematus nagu käesoleva positsiooniga, oli see, kus inimene ei tundnud, et tal oleks nagu mingit arenguvõimalust organisatsioonis. Ehk siis, et ma tulen siia ja siit täpselt sellelt kohalt ma nagu lähen ka. Kõrvalt tulevad võõrad igasuguste uute projektide plasti peale ja mina nagu istun kinni siin. Et see oli nagu selline teine nüanss, et see karjääri pool või see karjääripakett või see on nagu läbi rääkimata või läbi arutamata, et mis mu ambitsioonid on. Ja see on sageli, sa küsid, et teil on ju arenguvestlused, et kas te seal ei räägi nendest teemadest? Ei räägi. Et need on pigem sellised formaalsed, et copy-paste eelmisest aastast, ma ei tea, küsisin mingisugust asja, ei saanud, teist aastat küsisin ka, 3. aastat enam ei viitsin. Aga et seal nagu seda sisulist poolt ei ole, mis just peaks olema arenguvestluse mõte, et me räägime inimese arengust. Ja siis tekib ka see selline rahulolematus, sest isegi kui ma ei taha nagu mingit teist positsiooni võtta, ma tahan, et mul oleks see võimalus. Sest ma ei taha kunagi olla sellises olukorras, kus mul puuduvad igasugused enda valikud või enda võimalused. Ma tahan, et mind vähemalt arvestatakse, et mulle ka pakutakse, et kui me otsime enda spetsialistide seast, teeme konkursi, siis ma tahan, et ma oleks ka nagu vääriline selline konkursi minema, et ma saaks ise otsustada et ma ei taha. Et selline, kui see otsustus on ära võetud, siis tekib sageli see rahulolematus. Ja see viimane läheb natukene nüüd kokku selle võib-olla esimesega, aga viimase puhul siis ei ole juttu alati mitte, et see tuleb kuidagi elektrooniliselt, vaid lihtsalt, et see juhi tagasiside on selline umbmäärane, ehk siis ma ei saa täpselt nagu aru, mida mulle öeldi. See võib olla umbmäärane positiivne või umbmäärane negatiivne. Ehk siis, et mis sageli tehakse, on see, et me ütleme, kui on midagi valesti, nagu ma ütlesin, aga kui on midagi hästi, siis kui on vaikus, siis sa eeldad, et kõik ongi hästi. Keskmisest selline ebakindlam inimene mõtleb, äkki nad ei ole jõudnud veel mulle öelda, et on halvasti. Ja teine asi on see, kui juht käib iga päev lauast mööda, ütleb, et sa oled nii tubli. Kuidas ma oskan seda tegevust korrata? Ma lihtsalt istun siin nunnu näoga või et mis seal taga nagu on. Et ehk siis, et hästi palju räägitakse sellest, kriitika peab olema konstruktiivne. Et siis tegelikult positiivne tagasiside samamoodi. Ma pean aru saama, mille eest mind tunnustati. Kui ma saan sellest aru, ma oskan seda korrata ja minu kolleegid tahavad ka seda korrata. Et hästi sageli valitakse kuu parim töötaja. Aga mis see tähendab? Mis ma pean tegema, et saada kuu parimaks töötajaks? Nagu meeldima kellelegi, et kas minu tööülesanne on meeldida kellelegi on, või olla nagu selline professionaal. Ehk siis, et kui tahta nagu välja anda sellist tunnustust nagu kuu parim töötaja, siis tegelikult võiks seal olla juures ka, mida see inimene siis tegi nii-öelda eriti hästi, et see tunnustus, sest siis saavad teised seda kopeerida, et siis saavad teised sellest õppida ja ta ise teab ka, et ma teen võib-olla veel, et tegelikult oli täitsa tore. Et selline pool, et ehk siis, et see umbmäärasus jah, et see võib nagu tunduda tore ja vahest lähebki käibefraasiks ära. Oi, mul on siin kõik nii tublid.
kõik on hästi, väga nunnu. Aga reaalselt see jah, nagu professionaalses mõttes see ei aita inimest edasi. Ja ühel hetkel see natuke nagu selline kulub või devalveerub ära ka, et see lihtsalt ei tööta enam. Ja see pead nagu mingi uue väljendi mõtlema, mis nüüd toimima hakkab. Et selles mõttes jah, et tasub mõelda selle peale, et mitte ainult negatiivne kriitika ei ole konstruktiivne, vaid ka see positiivne tagasiside on väga konkreetne, täpne, selgitav, et inimene saakski aru, mille eest ja mida ta tegi hästi. Aga veel, selline hästi tüüpiline, nagu ma ütlesin, et see oli ka enne seda kriisiaega juba üheks suureks selliseks murekohaks on see, et ei osata jagada siis aega töö ja kodu vahel. Ja ühel hetkel tekibki süütunne mõlemale poole. Kui ma tegelen tööasjadega, siis ma tunnen, et see tolmurull vaatab mind nii kurjasti sealt laualt. Ja kui ma siis selle tolmurulli järgi mõtlen, et tegelikult ikkagi ma ju peaks tegema, kell on alles 3. Et siis selline kahele poole ja lõpuks ei tee nagu kumbagi väga hästi, sellepärast, et see murekoorem on jälle nagu seljas. On öeldud ka, et see on nagu üks mingisugune selline dilemma, et kumma ma siis valin. Küsitakse nõustajast, kumma ma siis valin, kas töö või kodu, et mina enam nagu ei oska või ma ei saa aru, et mu kogu aeg on ükskõik, mis ma teen, ikka tundub, et teisele poolele teen nagu liiga. Siis mina isiklikult ütlen, siin ei ole dilemmat. Kui sul on valida töö ja kodu, siis valida alati kodu. Mingit dilemmat siin ei ole. Sest kui sul on kodus kõik korras, kui sind kodused toetavad, siis sa saad töö juures panustada, siis nad saavad aru, kui sa ütled, et ma täna õhtul pean tegema kauem. Ja nad ongi teises toas ja annavad sulle selle aja. Mitte ei ütle, et jälle sa töötad. Et kui sul on selline see kodune toetus, siis isegi selles halvas töökeskkonnas sa suudad paremini vastu pidada. Sest sul on seesama, nagu me enne rääkisime, selline stressivaba koht, kuhu tulla, see tugipunkt. Aga kui nüüd on vastupidi, et ma valin töö, ma tööl kõik hästi, ma olen väga tubli. Aga kodus keegi ei mõista, miks ma seal käin, miks ma nii pikalt seda teen, miks ma igas projektis nii-öelda pean mina just olema, miks sul kunagi meie jaoks aega ei ole ja siis hakkab see tööle kaasa tulema. Ja tegelikult ei ole tore ja see töötulemus hakkab ka langema, sest ma hakkan põdema selle pärast, et ma koju lähen, ma jälle saan nagu mingisugust etteheidet või mingisugust sellist pahandada nii-öelda. Mis hästi tüüpiline oli sellele nii-öelda kriisi ajale olid siis need inimesed, kes käisidki nii-öelda need eesliini inimesed, meditsiinitöötajad, igasugused häirekeskuse töötajad, võib-olla politseinikud, kelle pere ütles, et aga miks sina ei või koju jääda? Seal on 2000 sinusugust veel, las nemad lähevad siin. Miks sina pead minema ja riskima terve meie perele haiguse toomisega? Miks sa ei või minna? Ja kui see toetus ära kaob, mul on väga raske olla selline hea parameedik istuda täiesti selles kombinasoonis, kus ma ei saa õieti hingatagi ja siis veel mõelda, ma lähen koju ja keegi ei hinda seda. Või siis osad olidki, nad elasid oma perest eraldi, et mitte nii-öelda neid ohtu panna. Et siis alati tekib perel see küsimus, aga miks sina? Miks sina ei või jääda haiguslehel, miks sina ei või olla kodus? Ehk siis, et hästi oluline on see, et ma valin selle kodu, et nad toetaks mind, mis ma teen. Et nad mõistaksid, miks ma sellist tööd üldse teen ja miks ma sinna lähen. Et selles mõttes jah, ei ole dilemmat. Kui on, vali alati kodu ja siis saab kõik korda. Teine sellelt lehelt, mis välja toodi, mis on sellele kriisi ajal, ma ütleks, et pigem nagu iseloomulikum, on see, et ärevus, kas mind ikka kaasatakse või jäetakse kõrvale. Sest kui me saame kontoris kõik kokku, kuuleme, näeme mingeid asju, isegi me näeme, kui mingid võtavad punti, mis te räägite siin, andke mulle ka infot. Aga kui ma olen nüüd üksi kodus, siis ma enam ei tea, kes omavahel seal mingid punte moodustavad. Äkki kuskil midagi jagatakse nii ära, et minu käest üldse küsitagi. Ehk see tekib see täiesti selline kõrvale jäämise hirm, üksinda jäämise hirm. Kui ma nüüd seda küsin, äkki see kõlab nii lollilt, sest ma ei kuule, mis kõrval nii-öelda toimub. Võib-olla muidu 3 inimest küsiks veel hea meelega sama küsimust. Ja see oli ka arusaamatu, aga ma olen nagu üksinda nende asjadega jäänud ja ma hakkan seda sellist
natukene, et eriti kui on väikegi selline ärevus all ja ütleme, et kõik need sellised tunnused sellel kriisi ajal võimendusid, mis nagu olid peaaegu tundus, et inimene saab nagu hakkama, siis selles hetkes nad hakkasid kõik nagu järjest võimenduma. Võimenduma hakkasid ka igasugune selline ärevus, et kui ma juba muidu olin natuke kahtlustav, et võib-olla mul ei räägita kõike, siis kui ma nüüd äkki olen üksi sinna arvuti taha jäetud, siis mul tekib väga tugevalt see tunne, et aga äkki. Või siis, kui meil ongi mingi ühine koosolek ja keegi viskab kellegiga mingit sellist nalja nii-öelda, millest ma aru ei saa, tekib kohe see, ahaa, neil on olnud veel mingi koosolek, kuhu mind ei ole juba kaasatud ja mind on kõrvale jäetud. Et selles mõttes see oli nagu, me ei kuulnud seda enne kriisi praktiliselt, et tekiks sellist nagu nii tugevat kõrvalejäetuse tunnet nagu siis, kui tekkis, kui inimesed jäid järsku üksinda koju. Et sellele organisatsiooni tasemel ka tuleks nagu tähelepanu pöörata just selles võtmes, et kuidas seda tunnet vähendada, kuidas kinnitada inimesele, et sa ei pea kell 2 öösel meile kontrollima või ma ei tea, kuskil mingites, kellel Slackid, kellel mingid muud sellised nii-öelda nagu jutustamise kohad, et sa ei pea seal käima, et kõik vajalik informatsioon tuleb sulle ja tuleb sulle töö ajal ja tuleb sulle nii-öelda õiglases koguses, et sind ei jäeta nagu ilma või kõrvale või otsustate ilma sinuta ära midagi. Et see on selline kindluse andmine töötajale. Siis tuli sellist küsimust, mis ka võib-olla ei ole väga seotud kriisiajaga, kuigi küsisid sina ka, et just see tiimi motiveerimine. Et kuidas ma seda tiimi, kes on nüüd üle Eesti laiali, kes on, ma ei tea, Võrus suvilas, kes on Tartus kontoris, kes on võib-olla üldse kuskil metsas ära ja saab 2 tundi päevas kuskilt mäe otsast internetti, et kuidas ma seda tiimi nagu koos hoian ja kuidas ma motiveerin neid jääma siia tiimi, sest tegelikult oli ju ka see, et ega kõikidel ettevõtetel ei kadunud töö ära, paljudel tuli juurde. Ja just tuligi juurde igasugust sellist IT-tööd, sest nii palju asju läks ju ootamatult online'i. Aga kuidas seda tiimi nii-öelda koos hoida, kuidas neid tiimi koosolekuid üldse pidada sellisena, et nad oleksid tulemusrikkad. Kuidas omavahel panna inimesi suhtlema. Sest ma olen ise teinud siin koolitusi, siis tavaliselt ma lasen alguses nii-öelda tutvustada tiimil 11, ehk siis, et mitte, et igaüks ei ütle, et mina olen Avekail ja ma olen see ja too, vaid ma palun, et sina ütleks, kes mina olen või mis need minu sellised, mis need minu tugevused on või mida sina tunned, et mina sellele tiimile annan. Et selliseid asju tuleb nagu järjest rohkem hakata sisse viima, et me ei saa lihtsalt, me tuleme online korraga ja siis räägime asjad ära ja lähme teistpidi laiali. Et me peame hakkama nagu mõtlema selliste asjade peale, me peame mõtlema ka selle peale, et võib-olla meiega liitus keegi nüüd sellel ajal, kui me polegi omavahel üldse kokku saanud. Ja teised seal 8 inimest tunnevad omavahel ja siis meil on see üks, kes näeb kõiki esimest korda online. Et selliste väikeste traditsioonidega või väikeste mingite juturingidega. Ja kui neid juturinge teha, siis üks selline hea asi veel on see, et kui ma kohe nagu selle veebikoosoleku alguses saan rääkida, siis mul on hiljem lihtsam küsida. Kui ma alustan mute veel ilma pildita ka ja siis ühel hetkel, kui ongi mingi küsimus, kuni ma seal kohmitsen või kuni, las ta paremalt. Et see läheb nagu hästi üle, et kui me ikkagi alguses nii-öelda räägime kõik ja näitame, et me oleme kohal ja mõtleme kaasa, siis on lihtsam ka sekkuda. Sest muidu on see, et küsimusi ja siis öeldakse, et otsustatud ja siis tagantjärgi tuleb, et ei, no tegelikult see oli ikka nii nõme otsus. Aga mõtlesin, ma ei hakka ka midagi ütlema. Aga otsus oli ikka nõme. Et siis tuleb jah nagu teha selles mõttes soojendus inimestele, et nad õpiksid õpiksid rääkima, õpiksid vahele ütlema või et see oleks mugav nagu vahele öelda. Sest ütleme ka sellised pisut kinnisemad inimesed, et neil on hästi mugav nagu sinna ära kaduda sinna kaamera taha. Just ongi see, et ma ei näita ennast, mul on häälmaas, ma nagu olen olemas, on ju, aga ma oma panust või seda sisendit ei anna, et see on nagu hästi lihtne, sest nende jaoks niimoodi vahele rääkimine võibki olla keeruline, kui seda üldse ei tee. Aga kui on selline vestlusring ees, siis see natukene nagu kergendab, et selle peale
võib nagu mõelda. Siis üks, millest räägiti, oligi siis see, mida ma siin mitu korda olen maininud, sellist väljendit nagu psühholoogiline turvalisus ja usalduslik õhkkond, ehk siis, et nende puudumine. Millest me räägime, kui ma ütlen psühholoogiline turvalisus, ongi siis see, et töötajana või tiimiliikmena mul on õigus teha ettepanekuid, mul on õigus avaldada arvamust ja mul on isegi õigus nagu teha ühte viga ükskord. Ja sellele siis ei järgne mingit sellist alavääristamist või naeruvääristamist või vea puhul siis nii-öelda nagu ära karistamist. Ehk siis, et see tagab nagu selle, et ma saan tegelikult tiimist kõik mõtted kätte. Ja isegi kui see mingisugune mõte, mis tuleb, ei ole maailma kõige parem või ta ei ole üldse nagu teostatav, siis inimesel peab olema õigus see välja öelda, tal peab olema õigus nagu olla ära kuulatud. Ja siis võib talle viisakalt vastata, miks me seda ettepanekut ei saa arvesse võtta, miks me seda ei saa teha. Sellistes, mida vanem organisatsioon, seda keerulisem on seda järsku nagu sisse tuua, kui seda enne ei ole olnud. Et siis tulebki hakata nagu mõtlema, et milliseid väikseid samme saab teha. Ja see on see, et on mingi selline grupp inimesi, kes igal juhul julgavad öelda, mis nad arvavad. Ongi sellised vabamalt suhtlevad, võib-olla natuke lärmakamad, aga tavaliselt see on selline 20%, ehk siis ma ise kutsun neid naljatlemisi ise ennast nende hulgas selliseks karjuvaks vähemuseks, kelle järgi tegelikult terve ettevõtte või organisatsioon toimib. Sest nad ütlevad selle lihtsalt välja ja midagi peab ju otsustama. Ja kui mul on siin vaikus ja siin on mingi arvamus, siis ma arvestan seda arvamust, mis tuleb välja. Et aga sageli see ei ole üldse, mida enamus tahab ja siis järjest hakkad nagu tajuma, et on mingisugune selline rahulolematus. Et selleks tuleb teha võimalikuks siis ka ütleme need vaiksemate häälte väljatulek ühelt poolt sellest, et nad võib-olla on lihtsalt nagu introvertsemad ja võib-olla ei taha niimoodi avalikult rääkida, siis tuleb luua neile mingi kanal, kus nad saavad oma arvamust väljendada. Ja teine pool siis ongi see, et ei teki isegi, kui see tundub rumal, siis see ei lähe sellisele alavääristamisele või naeruvääristamisele, et see on nagu hästi oluline. Ja samamoodi, nagu ma ütlesin, et inimesel peaks olema õigus teha ühte viga ükskord, et ilma, et see karistatakse ära. Sest kohe, kui me hakkame selles kollektiivis nii-öelda vigu ära karistama, nagu ma enne siin rääkisin just 2 miljonist, mis jäi saamata nii-öelda, et siis tekib see, et kui mul järgmine kord tekib samasugune olukord, siis ma ei taha ju karistatud saada. Ma hakkan seda viga varjama. Mis vea varjamisel tekib, tavaliselt tekib mõni viga veel. Ehk siis lõpuks see läheb organisatsioonile veel rohkem maksma. Rääkimata sellest, et mu kolleeg sarnases olukorras ta hakkab ka varjamast, tal on kogemus käes, et selle eest nüüd saab. Selle asemel, et me võtame selle esimese korra ja me lahkame ta lahti, mõtleme, miks niimoodi juhtus. Kus me info ei seisma, et me ei suutnud õigel ajal reageerida. Mida see 2 miljonit oleks ettevõttele tähendanud? Ja kas see praegu, see 2 miljonit on meilt nagu ära võetud või see jäi lihtsalt nagu teenimata, et kas me saame võib-olla teha mingeid asendustegevusi, asendustehinguid ja leida ikkagi võimalus nii-öelda see sissetulek ettevõttele tuua. Et siis me saame arutleda, me saame analüüsida, me saame õppida, aga kohe, kui läheb ainult karistamiseks, siis läheb varjamiseks. Ja samuti on see, et kui inimene nagu kardab karistust, siis ta on ärevil. Mis ärevil inimesega juhtub, ta on ajamil, ta hakkab vigu tegema. Ehk siis, et selline pigem positiivsete näidete esile toomine ja negatiivsetest õppimine. Et nagu me enne rääkisime, et see selline konstruktiivne tagasiside, et siis just see, et sellele, et näidatagi, et positiivne saab kõlapinda nagu organisatsioonis. Ja viimane probleemid peresuhetega. See ei ole ka üldse väikse olulisusega, ütleme, kui me anname ettevõtte tagasisidet, siis me kirjutamegi selle koha peale, et tööga seotud probleeme ei olnud, mis aga ei tähendaks seda, et töötajal seda tuge pole vaja, vaid need isiklikud probleemid ikkagi on läinud nii kaugele, et ta tunneb, et see hakkab segama siis nii-öelda pereelu.
need probleemid, mis peresuhetega on tõesti seinast seina, seal võib olla abikaasade vahel, seal võib olla laste vahel, seal võib olla see probleemid, võib tähendada ka seda, et tegelikult sul on mure kellegi pärast. Samamoodi jälle selle kriisi ajal ju tekkis see, et minuga on kõik hästi, mina olen noor ja terve inimene, aga ma ei tea, mis mu emast seal saab, ta elab seal kuskil Koselna ja ma ei saa teda nagu vaatama minna. Sest ma ei taha teda nakatada, ma ise teen võib-olla sellist kohta, kus ma ei saa, sellist tööd, kus ma ei saa koju jääda. Ehk see mure lähedase pärast võib olla samamoodi see nii-öelda pere probleem. Et siin tuleb ka nagu selles mõttes tööandja või kolleegi poolt sellele inimesele nagu nii-öelda otsa vaadata ja ikkagi nagu püüda aru saada, mis talle seda muret teeb. Ja siin on üks selline vahva asi, nagu võite ise Google'ist juurde otsida, leiab mitme lehe pealt infot selle kohta, on psühholoogiline esmaabi. Ehk siis, et need on sellised olukorrad, kus tegelikult inimesel oleks vaja seda psühholoogilist esmaabi, mis tähendab seda, et tal ei ole vaja minna kuskile psühholoogi juurde, tal on vaja kedagi, kes ta ära kuulab. Tal on vaja see lihtsalt endast välja lasta, kedagi, kes ei anna nõu, kedagi, kes ei ütle või anna mingisugust hinnangut sellele, kes laseb sul lihtsalt selle nii-öelda aktiivselt kuulates ära rääkida, võib-olla natuke peegeldada tagasi, et kas ma saan aru, et sinu põhiline mure on see, et sul on ema kosel üksinda ja sa ei saa teda vaatama minna. Ehk siis, et väga sageli see võtab väga suure hulga seda nii-öelda pinget maha ja see on tõesti igale sellisele vähegi empaatilisele inimesele väga jõukohane teha. Ja sellest on nagu hästi suur abi just sellistes nagu eri olukordades, kus inimene võib jääda nagu selliseks üksikuks ja miks ma ütlen, et seda võib nagu kolleeg teha, on see, et sageli seal peres sees me ei taha neid pereliikmeid veel rohkem koormata mingite asjadega, sest nemad on samamoodi ja siis me mõlemad ohkame, et jah, ema pärast on tõesti mure, et see nagu natukene vähe aitab. Et mul on pigem vaja, et keegi selline neutraalne inimene kuulaks mu ära, peegeldaks mulle tagasi, mul hakkaks võib-olla mingid ideed tulema, et mida ma võiksin teha, kuidas ma võiksin teha. Sageli on see selline ümbermõtestamine ka see, et hästi tihti inimesed ütlesid, et ma ei ole ema 2 kuud näinud, et ma ei tea, et kohe nii halvasti. Ja siis ma küsisin, et kui tihti sa muidu ema vaatamas käisid? Nagu korra kvartalis käisingi. Aga nüüd, kui ma ei saa või ma ei tohi, vot nüüd on see probleem. Ehk see anda inimesele ka see info nagu tagasi, et kuule, aga tegelikult ei ole midagi muutunud. Lihtsalt nüüd muutunud on see, et nüüd sa ei saa. Enne sa said, aga valisid, et sa veel ei lähe. Ehk siis, et tuua nagu selliseid asju ka välja inimesele, et ta lihtsalt hakkaks natukene mõtlema teistmoodi või leidma siis lahendusi, et kuidas sa siis saaksid kokku või mida sa saaksid ema jaoks teha, et sul see mure tema pärast oleks nagu väiksem. Ja kolmandaks ma võtsingi siia siis, nii, need kärpsed nüüd ründavad lausa, võtsingi siis kokku, et mis seal siis nagu toimub või mis see siis on, mis need virtuaalsed mured nii-öelda reaalseks teeb ja mis seal siis juhtub. Ja selline põhimärksõna, nagu ma siin olen kommenteerinud juurde ka, ongi see, et ebakindlus ja hirm. Ja see ebakindlus ja hirm on need, mis on minu omad. Need on need, mille baasilt mina mingisuguseid asju hindan. Sellised arvamused, kogemused, tõesti kas või tänase päeva tuju, kuidas ma millestki aru saan. Et selliste põhilistena ongi see, et ja kust mul see hirm ja ebakindlus tööl hakkabki sellest, et ma sellelt teiselt poolelt ei ole saanud selget sõnumit. Sest see hirm võib toimuda ka selle baasil, et see sama ema sealt kose lähedalt helistabki ja ütleb, et ma ei tea, mul on täna kuidagi nii halb tunne. Ja siis sa nagu ei tea, et kui halb see siis on või mis siis nagu on, et sa mõtledki, et kuidas tal eelnevalt on tervisega olnud, mis see nagu tähendada võib. Et selle asemel, et nagu tegelikult suunatagi siis kas siis helistama perearsti siis sellele lühinumbrile või korraldamagi perearsti visiiti või kas või kiirabini välja, et jääb see selline puudulik ja siis ma hakkan selle pealt mõtlema, et aga tal korra on olnud südamega ka probleeme, äkki nüüd on ka jälle, et vana ka ja et selline
mitte nii-öelda informatiivne informatsioon jätab meile liiga palju ruumi ise eeldada, ise anda mingisuguseid tõlgendusi, ehk siis, et jälle küsi ja siis küsi veel üks kord. Ja samamoodi siis selline ainult negatiivne tagasiside, ehk siis kogu aeg ma saan teada, mis on halvasti, aga keegi ei ütle mulle, mis on hästi. Seda me kasutame natuke teistpidi, tagurpidi pöördes täpselt ka nende inimeste peal, kes nõustamisel käivad, et kui sa ütled mulle, et sa ei taha Tallinnas olla, mul on sind nii raske aidata. Kui sa ütled mulle, et sa tahad Tallinnast Tartusse minna, ma saan sulle täpselt näidata teed. Ehk siis, et mõtlema ei peaks võib-olla nii tugevasti, mida ma ei taha, vaid mõelda tuleks, aga mis ma siis tahan, kus ma tahan minna ja siis ma saan hakata mingit teed nagu looma või rajama enda jaoks ja mõtlemagi, miks see mulle on oluline, kui oluline see mulle on, ehk siis, et kui mingi takistus tuleb, et kas ma siis hakkan sellega võitlema või mismoodi ma siis neid teid püüan nagu ümber selle endale ehitada, et ma saaksin selle eesmärgi poole minna. Siis kindlasti üks asi, mis selle hirmu ja ebakindlust suurendab, on siis teistega võrdlemine. See on jälle selline iseloomulik sellele tänapäevale sotsiaalmeedia ühiskonnale, kus keegi ei pane endast pilti, kus ongi see pidžaamaga pea kammimata, meik tegemata, nutan. Sest isegi ei tea, mis reaktsioonid siis tuleksid. Ikka panen selle, kus ma olen mere ääres, mul on nii suur armastus, mul on nii ilus auto ja mul on lapsed, kes käituvad perfektselt kogu aeg. Et selline ja tööalaselt toimub see samamoodi. Et kui ma ei kuule nagu selliseid õiglaseid kommentaare või sellist õiglaseid arvamusi, siis mulle tundub, et kuidas kõik teised saavad hakkama? Kas mina olen siis see viimane punn, kes nüüd ei suuda ja siis surun ka hammasristis ja teine kõrval surub samamoodi, sest mina ju surun. Mul üks hästi vahva näide oli, ma käisin sellel Camino de Santiago rännakul 300 kilomeetrit umbes 11 päevaga ja siis me läksime üles ja see oli üks megamägi ja sa lihtsalt lähed ja seljakott läheb järjest raskemaks ja endal hakkab järjest rohkem kuum, 38 kraadi on väljas. Ja siis ma vaatan minu ees, minust 10 aastat vanem meie enda seltskonnast naisterahvas, läheb seda sama mäge niimoodi. Ja ma vaatan, kuidas ta jõuab ja mina olen nagu selline, et ma ei jõua. Ja surusin ka selja sirgeks, mõtlesin, ma ka pausi ei tee, ma lähen ka tema järel nii-öelda nagu ülesse. Et kui tippu jõudsime, siis istusime äärekivi peale kõik maha, meid oli seal vist 10 inimest kokku. Ja siis mõtlesin, et tead, et sa oled nagu nii inspireeriv, et ma puhtalt selle pealt tulin praegu üles, et sina niimoodi, et mina vaevu siin hingeldas tulen ja sina lähed käed puusas, mitte midagi. Ta ütles, et tead, kui ma ära väsin, siis mul on käed puusas. Et see on see, et kuidas me võime valesti nagu tõlgendada, et minu puhul muidugi toimis väga hästi, ma sain niisuguse motivatsiooni, et nagu tema jõuab, siis jõuab mina ka ja Taavel läheb käed puusas. Aga tegelikult see oligi tema see tunnus, et ta isegi ei jõudnud enam neid käsi niimoodi lõtsutada, et pani käed puusa. Ehk siis, et tasub alati mõelda, et millega ma võrdlen ja mis seal taga tegelikult on ja küsidagi, mis seal taga tegelikult on. Et see on ka üks hästi suur selle lapsevanemate läbipõlemise pool on see, et ma võrdlen ja kõigi teiste lapsed tunduvad, oskavad käituda ideaalselt, et minu omal on probleemid, minu oma kiusatakse koolis või kui teda ei kiusata, siis ta kiusab ise kedagi. Et ei õpi kõiki asju ideaalselt või ei käi 10 trennis, aga näed, ema laps käib 10 trennis. Et siis tasub nagu mõelda, et kas need asjad on võrreldavad ja kui tõene see informatsioon on, mis sul nagu on. Mulle väga meeldis minu väga hea sõbranna ütles, kui tal laps tuli koju ja ütles, et aga mina tahan ka seda asja, et näed, minu klassiõel on. Ja siis mu sõbranna küsiski ta käest, et aga sinu klassiõe isa on Soomes tööl, ta näeb teda üle 2 kuu, 2 päeva. Sinu isa tuleb koju iga kuu. Võib-olla see teenistus ei ole sama, aga mis see väärtus on? Et kas see, aga laps näeb ka, ta näeb seda sotsiaalmeedias, ta näeb seda ilusat asja. Ta ei näe, mille arvelt see tuleb, ta ei näe seda, et see tuleb selle arvelt, et tal ei ole 2 kuud isa. Et see on nagu selline kompensatsioon pigem. Et selliste asjade peale töömaailmas täpselt samamoodi tuleb nagu mõelda. Et need asjad tegelikult ei pruugi olla üldse sellist, nagu nad välja paistavad. Ja jälle räägi oma kolleegidega, kuidas sulle tundub, kuidas sina saad. Sellepärast on väga head ka need sellised ettevõttesidet koolitused, millest ma enne rääkisin. Et kolleegilt kolleegile.
et kui meil on sama töö ja ma oskan midagi nagu hästi efektiivselt ära teha, no jumala eest õpeta teistele ka. Sest eesmärk ei ole tegelikult ju ettevõttes sees omavahel võistelda, vaid et sellel ettevõttel läheks hästi, aga see läheb hästi siis, kui kõik teevad, mitte nii, et meil on üks täht ja teised lohisevad järel. Ehk et seda sisemist teadmist tuleks väga-väga ära kasutada ja väga üksteisele edasi anda. Siis veel selle ebakindluse hirmuga, siis see sama teadmatus, määramatus, millest meil ka lõunapausi on natukene nagu juttu oli, et kuidas siis sellega nagu toime tulla, kui sa ei tea, mis nagu toimuma hakkab. Et siis esimene asi, nagu ma ütlesin, on see, et anna endale aru, et sa ei tea. Et see ongi tänane konstant tänase päeva juures, et ma ei tea. Ja ma saangi ausalt öelda, et ma ei tea. Ma tean, mis mul täna siin on. Ma tean, mis plaanid mul on homseks ja edasi ma ei tea. Ehk siis, et nagu lasta lahti sellest, nagu see sõltuks sinust. Sest kui see sinust nagu ei sõltu, siis see, et sa istud ja muretsed selle otsas ja jätad öö läbi magamata ja mõtled, et issand, mis ma homme oma meeskonnale ütlen, mis meist saab, siis kui sa ei tea, mis teist saab, siis tulebki oma meeskonnale öelda, et ma ei tea, mis saab. Ma tean, et inimesena ma saan sind toetada nii ja nii. Ma ei saa sulle lubada, et meil järgmine kuu on töö. Kui sa leiad mingisuguse töökoha, uuri seda võimalust, ma saan aru. Sest ma ei saa eeldada, et sina töötajana võtad vastutuse organisatsiooni ülevalpidamise eest, et äkki läheb paremaks. Et sellepärast ju inimene tegelikult palgatööle tuligi, et ta saab palka selle eest, mis ta teeb. Et jälle siin on hästi hea, et kui see on selline hea ja usalduslik suhe, siis see töötaja ka omalt poolt panustab juba maksimaalselt. Aga me ei saa jah nagu eeldada, et töötaja võtaks sellise nagu ettevõtluse eest nagu selle vastutuse, et see on täpselt sama nagu täna öeldakse, et ära tule tööle, kui sul on mingisugused haigustunnused. Okei, ma ei tule tööle, aga millega ma oma last siis toidan? Et kust see vastutuse piir nagu siis jookseb. Et mina ise olen soovitanud nagu tööandjatele, et püüdke ikkagi inimesi mitte, kui ta ei ole diagnoosiga haige, püüdke teda mitte saata ikkagi haiguslehele, kui vähegi ettevõttel on ressurssi, sest tegelikult enamuses organisatsioonides on selline hunnik asju, mida keegi pole viitsinud teha, nad ei ole pakilised ka, aga tegelikult tuleks ära teha. Üks selline pakk, mis tavaliselt kuskil tolmab, on tööohutus. Võtke välja oma ohutusjuhendid, võtke välja ametijuhendid, käige need läbi, parandage ära kaasajastega, ehk see tegelikult olge nagu innovatiivsed, teil on inimesele tööd anda. Isegi kui ta ütleb, et ma ei tea, ta on keevitaja, mis ametijuhendeid tema teeb. Halloo, tema enda ametijuhendist ta peab aru saama. Ehk siis ta saab selle ära, kas see vastab see, mis ma täna teen. Ma teen täna veel võib-olla mingeid asju, pane need ka juurde, me saame täpsema. Samamoodi kõik ohutusjuhendid, selle sama keevitusaparaadi oma, ta ju peab sellest aru saama, et teda juhendanud. Et ei saa nagu öelda, et need ei ole ikka üldse arvutiinimest. No sprindime välja, kui ei ole arvutiinimene. Ehk siis, et saab nagu mõelda selliseid asju natukene väljaspool kasti, et mida teha. Ehk siis, et kui ma käsen nagu töötajal koju jääda, siis ma peaks kuidagi ju suutma talle anda ka mingisugusegi tagatise, et kuidas ta siis sellel ajal vastu peab. Kui mul ei ole talle midagi anda, siis tegelikult ongi selleks koondamine olemas. Ja inimene lähebki siis edasi töötukassasse. Aga et nagu hoida teda ja öelda, et see on nagu sinu enda vastutus ja kulu ja sa 2 kuud ei saagi palka või 2 nädalat ei saagi palka, sest ta istusid lihtsalt ju kodus. Et siis see nagu natukene annab nagu organisatsiooni vastutuse töötaja peale, mis võib-olla ei ole nagu õiglane. Et selle peale tasub nagu tugevalt mõelda ja isegi ausalt ära koondatud inimene võib-olla on selle organisatsiooni suhtes positiivsem kui see, kellel on öeldud, et ole 2 nädalat ilma palgata kodus ja siis on sul jälle töö olemas. Kui asi hullemaks ei lähe. Ehk siis, et selle teadmatuse ja sellega, et tuleb olla nagu hästi aus
ja võtta see vastutus, mis sulle kuulub, ehk siis organisatsioon võtab enda vastutuse, töötaja võtab enda vastutuse, proovida teha nii palju koostööd kui võimalik. Sest vahel on töötajal endal idee, kuidas ta saaks oma tööd teha näiteks ilma kohale tulemata või mingisugustes vahetustes või ütleme, et me tootmistes oleme, kus on nagu nõu küsitud, siis me oleme teinud niimoodi, et näiteks ka inimesed tegelikult nagu ütleme tootmisruumis, ega nad ei puutu väga kokku, neil on see 2, 3, 5 meetrit vahet. Aga kus nad kokku puutuvad, on see, kui nad hommikul tööle tulevad. Riietusruumis on 20 meest koos ja siis pärast lähevad jagunevad nii ilusti ära. No, et siis, aga alustame siis tööpäeva niimoodi, et 5 meest tuleb kell 7, 5 tuleb 7:15 ja nii edasi. Ehk siis, et tuleb natukene nagu mõelda, et mitte, et mida ma ei saa midagi teha, meil tööpäev algab, saab küll. Et tuleb mõelda neid paindlikke lahendusi, tuleb mõelda samamoodi lõunasöögilauad. Et ei lähe nagu terve tootmise vahetus korraga lõunale. Teeme jälle sellised 15, 20, 30 minutit vahet ja hajutame nad ära. Ehk siis, et ja sageli sellised ettepanekud tulevad tegelikult tootmisest endast, sest nad ise ju teavad, kus nad kokku puutuvad ja kus neil need murekohad on. Ja pigem nad hea meelega tahaksid ju tulla, eriti ütleme selline tootmise inimene, kellel nagu sellist enda tunnitasuga tööd kindlasti ei ole teha kodus. Et aga selleks tuleks neid lahendusi nii-öelda nagu kuulata. Ja viimane siis ka see, millest me siin ühe slaidi peal juba rääkisime ka, see sama FOMO, ehk siis fear of missing out. Ma kardan, et ma jään millestki ilma. Ja see on väga sage selline, eriti organisatsioonides, kus juht on sõnades, ütleb väga ilusti, et jah, et selles mõttes, et mulle meeldibki õhtul töötada, ärge muretsege. Aga siis hakkavad õhtul 8, 9, 10, 11 hakkavad need meilid tulema, mida vaene töötaja teeb. Tema on olnud 8-5 oma asjad ära teinud ja siis ta kilks ja ta hakkab ikkagi vaatama. Ja siis ta mõtleb, et see on nii väike asi, ma võin sellele ära ka vastata. Ja siis hakkab nii tulema. Et see hirm nagu, et ma jään millestki ilma või midagi tehakse ära või eriti, kui see sama meil on saadetud 5 minu kolleegile veel. Ma tahan tubli olla, ma tahaks esimesena oma arvamust öelda, et keegi ei arvaks, et ma kopeerisin selle kellegi pealt, eks ole. Ja siis ma vastan selle ikkagi ära õhtul. Ja siis hakkavad niimoodi need kogunema. Et siin on ka, loen aina nendele juhtidele sõnu peale, et pole vahet, mis te räägite, nad käituvad ikkagi selle järgi, kuidas te näitate ette. Ehk siis, et kui see nii-öelda kehakeel või käitumine ei lähe kokku sellega, mis ma räägin, siis inimene pigem usaldab seda käitumise poolt ja seda kehakeele poolt, mida ta näeb. Et sellepärast on ka see, et kui öeldakse, et jah, ma näen, et see juht nüüd on õppinud rääkima, aga ega ta nii ei mõtle. Mina tean, et ta nii ei mõtle, sest tema kehakeel ei vasta. Et tema näoilme on selline, et ega ta ei mõtle nii. Aga jah, näed, ta on nüüd õppinud niimoodi rääkima, et tänan ja palun ja kõik on nagu väga viisaks, aga tema kehakeel ei tule kaasa. Ehk siis, et hästi oluline, et ikkagi teod ja sõnad käiksid käsikäes. Sama on ju tegelikult lastega. Vaata, et sa suitsu ei tee, vaata, et sa nüüd, ma ei tea, alkoholi ei joo. Ja siis on reedel pidu kõik onud tädid koos on ju suitsud ees ja pokaalid, et mida sa sellest lapsest tahad tegelikult. Et kui seda ei ole vaja, siis miks sinul seda on vaja teha? Ja sama on selle öösel e-mailidega. Ja siis ma ka räägin, et ega see, et kui sulle päriselt meeldib töötada niimoodi õhtul, selles ei ole midagi halba, kui sa valid selle aja, mis sulle kõige paremini sobib. Oluline see, et kui sa ei oota vastuseid, miks sa need meilid välja pead saatma? Saada hommikul kell 8 kõigile rõõmsalt ja las nad siis toimetavad. Aga mis kõige hullem on see, et ta saadab mingisugune kell 11 meilid välja ja ta on 8 kontoris. Ja mida ma siis töötajana tunnen? Et kuidagi nagu, ilmselt mida hakatakse varsti siin kõrvale jätma, kui ma nagu ka ei pinguta sama palju. Et selles mõttes hästi oluline on see, et mis mulje jääb nagu teistele. Samamoodi on, ütleme, kolleegide vahel. Kui ikkagi üks teeb kogu aeg ühtemoodi ja seda veel kuidagi kiidetakse. Eks, et näed, ma õhtul saatsin ja juba Annika vastas nii vahvasti on ja järgmine ütleb, okei, ma siis ikka oleks pidanud vastama. Et sellised vale sõnumid hästi lihtsalt tulevad välja, et sellele tuleb nagu tähelepanu pöörata. Aga siit edasi, et ma tõin välja veel mõned asjad siis, mida nii-öelda isiklikul tasandil töökeskkonnas
saaks muuta, et see oleks selline toetav vaimselt. Ja peale seda tulevad siis veel ka slaidid, mida nii-öelda just tööandja vaates saaks või peaks tegema. Ja kui sellised isiklikul tasandil tehtavad muutused, siis ütleme, et jällegi puutudes kokku väga paljude ettevõtete töötajatega, ma võin öelda, et need probleemid, millega pöördutakse, on väga sellised lihtsad. Nagu te siit ka tegelikult nägite, et ei ole nagu raketiteadus neist nii-öelda nagu mingisugust muudatust teha. Ehk siis sellised põhilised lihtsad tegurid nagu valesti mõistmine, eeldamine ja puudulik kommunikatsioon on need, mis selliseid põhipinge valukohti tekitavad. Ja samas need on täpselt need kohad, kus me saamegi ise nagu sellega töötajana hakata siis midagi ette muutma, et see oleks nii minu kui teiste jaoks turvaline. Ja nagu ma enne ütlesin, et oluline on mõista, et ega me ei saa muuta teisi. Me peame selle nagu kohe peast ära panema, et kuigi siin jälle, ma ei saa, me peame vahepeal ikka nalju ka vahele rääkima, et kui mees ja naine kokku said, siis naine mõtles, et küll ma teda muudan ja mees mõtles, ma loodan, et ta ei muutu. Ja mis juhtus? Naine oli üks hirmus nõid ja mees ei muutunud üldse. Aga reaalselt me peame nagu aru saama, et ega meil on isegi, me teame ju tegelikult, meil on ennastki raske muuta. Ikka mingi harjumus on sees või mingisugune laiskuse poiss on ikkagi nagu küljes, siis väga raske on muutust. Ja nüüd kujuta ette, et kuidas sina suudaksid motiveerida teist. Eks, et see on nagu üsna selline lootusetu tee ja kui sa tahad ikkagi mingisugust muudatust suhteliselt normaalse aja jooksul näha, siis pigem alusta ikkagi endast ja vaata, kas sina saad selles olukorras nii-öelda nagu hakkama. Ja üle tuleks siis vaadata just enda need toimemehhanismid. Ja ütleme, et kui me uuringutesse lähme, siis miks ma tõin välja need tööandja poolsed ka seal järgmist slaidide peal on see, et tavaliselt öeldakse, et sellised pikaajalisema mõjuga on ikkagi sellised muutused, mis viiakse läbi organisatsiooni tasemel, mitte nagu, kus tehakse tööd üksikute inimestega. Sest see lihtsalt on nagu püsivam ja sellisem pikaajalisem, kui terves organisatsioonis saab mingisuguse muutuse nii-öelda nagu sisse viia. Aga samas on see, et kõik ei saa nagu organisatsioon sulle ette kirjutada, kõik ei saa nagu organisatsioon sulle nii-öelda käskude, keeldude ja meelitustega selgeks teha, eks, et sa pead nagu selle enda panuse ka sellesse andma. Ja selliseid tingimusi, mida siis saab muuta isiku tasandil, ongi siis need sellised 4 punkti, mis ma siin välja tõin. Ja esiteks siis psühholoogilised tingimused, mis tähendab seda, et ma kavatsen või kavandan ise enda tegevused nagu ette. Ma teen endale mingisugused plaanid, ma haldan oma elu. Ma saan nagu selliste minusse puutuvate asjadega kõigepealt hakkama ja siis ma hakkan vaatama, mis on need teistesse puutuvad asjad, kus ma võib-olla saan aidata. See tähendab seda, et mul on selline eneseteadlikkus, ma tean, mis mina olen väärt ja ma ei lase ennast nagu sellest see ei tähenda, et ma olen nagu ülbe kuidagi või ma kujutan endale ette, aga ma ikkagi tean enda väärtust, sest tegelikult, kui mind on siia positsiooni tööle võetud, siis seda tehti ju mingitel alustel ja kui ma eeldan, et minu juht või see värbaja või personalijuht oli nagu arukas inimene, siis ma võin teda usaldada, et ju siis ma siia sobin. Ehk siis, et minna selle pealt nagu sellisesse enesekindlusesse ja kindlasti vaadata, et need eesmärgid, mis ma siis endale sean seal ettevõttes sees, et need oleksid realistlikud. Et ma ei luba kokku maid ja ilmasid ja täpselt, et mul on 3 koosolekut ja siis ma veel luban 40 lehekülge aruannet kirjutada. Et kui see ikka ei ole realistlik, siis see ei ole realistlik. Ehk see, et olla nagu selles mõttes enda poolt ka nagu aus ja mitte anda nagu, sest ettevõte jääb sinu peale lootma, kui sa lubad, et sa teed. Ja teised kolleegid jäävad lootma. Ehk siis, et lõpuks sa siis tegelikult mitte lihtsalt et ennast, aga sa vead siis teisi ka alt. Et pigem ütle kohe, et see ei mahu nii-öelda. Siis need samad sellised füsioloogilised, füüsilised tingimused, mis meie ümber on. Ehk siis, et mida ma saan väga hästi kontrollida suures osas vähemalt, mida ma söön, kui palju ma liigun, kas ma magan ja kas ma magan nagu selles mõttes ikkagi nagu hästi. Minu jaoks nagu uni on alati see teema, kus ma tahan juurde öelda selle, et magamine on põhimõtteliselt nagu sama väärtusega nagu vee joomine või õhu hingamine.
sa ei saa ilma selleta olla. Ja väga paljud probleemid algavad ja kasvavad sellest, et inimesed lihtsalt, nad ei maga ja siis nad hakkavad kuhjuma ja siis ta magab veel halvemini ja siis nad kuhjuvad ja see läheb sellisesse täiesti surnud nõiaringi. Ehk siis, et see on selline inimõigus minu jaoks, et inimene peab saama magada. Ja üleüldse nagu see selline igapäevane puhkus peakski käima selliselt, et ma puhkan iga päev. Mitte, et ma puhkan nädala lõpus või ma puhkan siis mingisugune 2 korda aastas 2 nädalat või ma ei tea, sellel aastal polnud võimalus, aga paljud olid need, et nad puhkasid kuuks ajaks, läksid Taisse, nautisid seal elu, olid pool sellest ajast purjus ja kurnasid oma keha veel rohkem ja siis tulid tagasi, hüppasid otse jälle sellesse nagu oravrattasse. Iga päev puhkamine ja see tähendab põhimõtteliselt seda, et kui meil on 24 tundi, siis me jagamegi selle 3. Ja sellest siis selline 7-8 tundi võiks olla täiskasvanu inimese nii-öelda uneaeg, 8-9 tundi on see aeg, kui ta teeb tööd ja siis jääb 8 tundi selle jaoks, miks ta tööle läks. Sest ükskõik, kui väga sulle su töö meeldib, ilmselt sa ei sündinud siia ilma selleks, et seda tööd just teha. See lõpuks, see on ikkagi vahend selleks, et oma perele või endale midagi nagu lubada, võib-olla ennast arendada, kuidagi tõestada, aga see ei saa tulla nagu, et kui sa hakkad töötama selle aja arvelt, miks sa tööle läksid, ehk siis selle pere ja hobide ja kõikide nende heade asjade arvelt, siis kaob nagu mõtte ära, mis sa töötad seal siis, kui sa tegelikult ei saa seda teha, miks sa tööle läksid. Ehk siis see on selline koht, kus saab enda mõtlemist natukene nagu muuta. Ja siia alla võib siis panna veel ka selle, et kuidas sa saad hakkama igasuguste selliste vihatunnetega näiteks, või mis sa sellega teed, kuidas sa seda maandad. Sest väga oluline on ka see, et inimesel võib olla oskus stressi maandada, aga küsimus on ka see, et kas ta teeb seda nagu tervislikult enda teiste suhtes. Sest mina võin enda stressi maandada ka sellega, et ma karjun oma kolleegi peale. Elan selle sinna välja. Minul hakkab parem. Aga kui ma mõtlen ettevõtte vaates, kas hakkas parem, ma lihtsalt andsin selle edasi, nüüd on keegi teine, kes on edas. Ja selles mõttes oleks palju tervislikum, et kui ma selle enda viha või stressi läheksin, jookseksin metsal pargis võib-olla välja või karjuksin metsas välja. Et natuke tuleb ka mõelda, et mitte ainult see, et ma ta endast nagu maha laen, aga kuidas ja kuhu. Et see oleks ka selline sätitud. Siis üks asi, mida sellisel personaalsel tasandil saab teha, on siis käitumise muutmine. Ehk siis sama, millest ma rääkisin, see kell, et kuidas ma vaba aega veedan, kuidas ma puhkan, milline on minu selline sotsiaalne tugivõrgustik, kes mul need inimesed ümber on, keda ma saan nagu usaldada, kes mind toetavad, keda mina toetan. Kuidas ma mingites olukordades käitun, et kas ma saan seda mustrit muuta enda jaoks nii-öelda tervislikumaks ja selliseks vähem kahju tegevaks. Ja viimane on keskkonna muutmine. Ehk siis, et meil on ka see võimalus, et tõesti ma olen selles organisatsioonis ja ma olen siin sellise pideva pinge all ja ma tunnen, et ma tegelikult ei pea vastu. Siis kas see ametikoht või kas see organisatsioon on minu jaoks õige? Et see on ka ühel hetkel küsimus, mida võib enda käest küsida, kas see on seda väärt? Et kui ma ei suuda sellel töökohal või selles organisatsioonis nagu seda sellist madalhooaega endale tekitada või sellist stressi mahalaadimist endale tekitada, kui kaua on vastu peanud, kas see on minu jaoks õige koht? Ehk siis, et võib mõelda ka sellise vähem nõudlikuma töö peale. Vähem nõudlikum töö ei tähenda seda, et pead minema kraavi kaevama või et lihttööd, vaid pigem on see, et vähem nõudlik selles mõttes, et ma leian endale töö, kus ma saan rohkem kasutada enda tugevusi ja ma pean vähem punnima enda nõrkustega. Ehk siis, et mõelda ka see, et kas see ambitsioon on vastavuses sellega, et milles ma hea olen, sest absoluutselt kõik on millestki head. Absoluutselt kõigil on nagu tugevused, aga kõigil on mingid nõrkused ka. Ja kui minu töö eeldab seda, et ma kogu aeg ponnistan üle oma nõrkuste, siis see väsitabki mu ära. Samas ma mingit teist asja teeksin palju kergema meelega. Sellepärast öeldakse ka, et kui hobist saab nagu töö, et siis tulebki nagu mõelda, et kas see jääb siis selliseks meeldivaks ikka veel või hakkab seal siis ka mingisugused mahud või midagi hakkab seda nii-öelda meeldivust ära sööma ja siis ta nagu enam ei olegi nii tore ja ta enam ei olegi nagu hobi, et mõelda jah selle peale, et kas ma olen
õiges kohas või ma võiksin leida midagi, mis tegelikult sobib minuga paremini. Ka olgu see siis nagu organisatsiooni vaates või olgu see siis puhtalt nagu sellise töökoha vaates. Ja nagu siis enne sai öeldud, et selles organisatsiooni vaates on see muutuste elluviimine ja stressi juhtimine alati nagu tõhusam, eriti kui just vaadata nagu organisatsiooni tervikuna. Ja sellepärast ma räägiks siis ka paari sõnaga veel, mida tööandja saab teha, et seda keskkonda nii-öelda meie jaoks paremaks teha, et kui me enda poolt oleme nii-öelda üle vaadanud enda sellised tegevused, et aga mida me võiks eeldada, et saab tööandja ka teha. Ja esimene asi, mida võiks üle vaadata, ongi selline töökorralduse ja töökeskkonna pool. Ehk siis, et sellised, kui mingid tööprotsessid ikkagi nagu ei toimi või ei saa nagu, kui töö muutub järjest intensiivsemaks, seda tuleb järjest juurde, siis seda ei saa üles ehitada ettevõtte vaates selle peale, et teevad rohkem ja teevad kauem ja teevad kiiremini. Ehk siis, et me peame suutma siis kas leida mingisuguseid lisainimesi, lisavahendeid, lisavahetusi, et see on see koht, mida nagu organisatsioon peab reguleerima, kus ta ei saa panna vastutust töötajale. Ehk siis nii, nagu ma ütlesin, et kui nagu ülesanded järjest juurde tuleb, siis see ei tee sinu päeva pikemuks. Sinu tööpäev on ikka see 8 tundi, kui on nii kokku lepitud. Et see on kindlasti see koht, kus saab tööandja väga sügavalt järgi mõelda. Sageli, kuidas seda leevendatakse, on see, et ma ei jõua jälle ühte spetsialisti juurde võtta, et mul ei ole sellist käivet veel, et kuigi ta kasvab alles, aga mul ei ole sellist käivet veel, et maksta sellisele inimesele palka, siis tasub alati mõelda, kui suurt osa see töö nõuab sellist nii-öelda spetsialisti teadmist. Sest mis täna iga päev juhtub, on see, et selliste väga heade oskustega spetsialistid teevad väga tehnilist tööd. Vormistavad mingeid asju, kuhu võiks võtta mingisuguse kas või tõesti miinimumpalgaga inimese, kellel on täiesti nagu jõukohane keskharidusega kooli kõrvalt, aga et ta saaks ära aidata teha sellised tehnilised asjad, et see spetsialist tegeleks spetsialisti tööga ja teeks seda väärtust nii-öelda ettevõtte jaoks, aga ilma selle tehnilise pooleta see väärtus ei jõua kuskile. Ehk siis, et see on see koht, kus organisatsioon saab nii-öelda nagu ümber mõelda või ümber mängida nii-öelda. Järgmine, mida saaks teha, on see, et selline, nagu me enne rääkisime, et töötaja enesekontrolli võime, isiku iseseisvuse ja valikuvabaduste usaldamine ja nii-öelda nagu töötajale kätte andmine. Ehk siis, et kui me oleme töötaja palkanud, siis me peaksime usaldama, et ta teeb meile head tööd. See on jälle see koht, kus nagu värbajatel ja nendel personaliinimestel on hästi suur vastutus, et võtta õige inimene õige koha peale. Ja kui juht on teinud õiged valikud, kes tema värbamist korraldab, siis edasi tegelikult ei peaks olema enam seda sükest usaldamatust või seda, et ma pean sulle kõik nagu ette ära ütlema ja ma räägin sulle ainult pool infost, sellepärast et siis jääb võim minu kätte, et ma ei räägi sulle grammigi rohkem, ma ei näita sulle suurt pilti, sest muidu sa äkki kuidagi hakkad kuskilt kõrvalt sinna poole minema palju paremat rada, kui mina olen oma peas välja mõelnud. Ehk see selline usaldus, et oluline on see, et me ei räägi protsessi iga sammu, vaid me räägime inimesele eesmärkidest, mis me tahame saavutada ja millised on tema siis see vastutus ja otsustusõigused sinna nagu jõuda. Et hästi palju see võtab pingeid maha, kui mul on see vabadus olemas. Lisaks siis rollide ja ootuste selgus. Ehk siis mida minult oodatakse, nagu ma ütlesin, et sellise otsese juhiga leppida kokku, rääkida läbi, mida sa minult ootad ja samamoodi pakkuda välja, mida ma suudaksin panustada, mis need minu tugevused on, kus ma saaksin võib-olla isegi rohkem anda, kui organisatsioon mult ootab sellepärast, et see minu jaoks on midagi väga lihtsat, midagi väga meeldivat, ma teen seda midagi väga hea meelega. Aga selleks on vaja nagu need ootused ja rollid läbi rääkida ja rollid nagu selles mõttes, et kes ma olen, milline see vastutus mul on, millist eeskuju ma võib-olla teistele näitan, millist eeskuju minu juht mulle näitab, et mõelda hästi selgelt ja just lisaks mõtlemisele kõikide nende asjade juures on hästi oluline rääkida neist.
nii et teised ka kuulevad. Et see on nii nagu selliste äriideedega, et sul võib olla maailma kõige parem äriidee, aga nii kaua, kui sa teed seda nagu vanaema keldris ja keegi sellest midagi ei tea, sellest ei ole abi. Kui sa teed mingi sellise esimese töötava prototüübi ja annad selle uksest välja, siis sellest on ka rohkem juba abi, kui sellest, et see briljantne idee on seal peidus. Ehk et siin samamoodi, et see ei ole mõtet nagu inimesi koolitada ja kuidagi nagu mõelda neid asju ja mõelda ja teada, kui sa neist ei räägi. Ja kui sa ei räägi neist niimoodi, et nagu sellel kõikidel organisatsiooni tasemetel oleks ühesugune arusaam, et mis me nüüd teeme, kus me nüüd lähme, mis selle asja mõte on. Et nii kaua sellest on nagu hästi vähe abi, ehk siis, et lisaks mõtlemisele rääkige. Ja tasakaal pingutuse ja tasu vahel on samuti midagi, mida tööandja saab nagu pakkuda. Siin see tasu ei pruugi alati olla üldse seotud isegi töötasuga. See võib olla tegelikult ametinimetus. Võib-olla ma tahan karjääri teha. Minu jaoks on oluline see, et minu nimi ei ole mitte ostuassistent, vaid on ostujuht, sest ma olen üksinda. Et vahel võib selline tasu olla nii-öelda. Tasu võivad olla mingisugused boonused, tasu võib olla ka tunnustus. Aga see peab olema selles mõttes õiglane, et ma tunnen, et mind väärtustatakse, et siis ma saan nagu paremini töötada. Järgmine, mida tööandja saab teha, on selline teabevahetus, vastastikune toetus. Et siin on need asjad, kus ma nüüd saan üsna kiiresti üle minna, millest me oleme täna juba mitu korda rääkinud, on see, et see otsustusprotsessidesse kaasamine, probleemide lahendamine, igasugustesse ettevõtte arengut puudutavatesse aruteludesse kaasamine. Et mul on õigus ja võimalus ära öelda, mida ma arvan, ja kui see arvamus või ettepanek ei võeta vastu, siis vähemalt mulle öeldakse, et seda ei võeta vastu ja kui veel on väga hästi läheb, siis öeldakse ka, et miks täna ei ole võimalik ja võib-olla isegi mingi aja pärast on võimalik, et me jätame selle idee nii-öelda nagu alles ja tuleme tagasi, kui võib-olla on sobivam aeg. Sest võib olla ka väga hea idee, aga näiteks tänases seisus meil ei ole lihtsalt finantsilist ressurssi. Et siis ei peagi olema see, et ei. Et siis saabki öelda, et me saame tulla tagasi, kui seisud on muutunud. Selge teabevahetus, tagasiside, samuti juba täna mitmeid kordi räägitud. Ole täpne, ütle, mille eest sa kiidad, ütle, mille eest sa laidad, ära jäta sellist, mida vähem sa jätad inimesele sellist ettekujutuse ruumi, seda selgem see kommunikatsioon on. Ja kui sa ei tea, kui sul ei ole infot, siis ütle, see on ka kommunikatsioon, kui sa ütled, et mul puudub igasugune info või teadmine. Koolitusvõimaluste pakkumine, jälle tuletan meelde, et enne kui lähed nii-öelda väljast koolitajaid otsima, mõelge, kas mul on mõni väga hea spetsialist sees. See ei pea olema selline, et nüüd paned inimesele kohustuse 1,5 tundi, 2 tundi, 3 tundi tee päev meile. Ei, teil on oma tiimi koosolek, las ta teeb 15-minutilise presentatsiooni sellel teemal. Me oleme siin tervisenädalate ja kuude nii-öelda raames teinud näiteks seda, et me jagasimegi ära töötajate vahel uni, puhkus, sellised märksõnad, et mida see sulle tähendab ja kuidas sina saaksid siis näiteks, kuidas sa arvad, et siis näiteks saaks und parandada või mida teha uinumisraskustega. Inimesed ise otsisid infot, võtsid enda seda kogemust nii-öelda sisse. Superlahedad koolitused, lühikesed, löövad ja täpselt nagu see ka, et ta tõesti, see inimene ju teab, ta on samades kingades, mis mina, tal on samad nii-öelda tööolud. Et see viib nagu selle palju lähemale. Ja jälle on see, et kui sa selle kohustuse inimesele paned, siis see on ka nagu tema töö ja panus, et seda tuleb siis ka nagu väärtustada ja hinnata, et sa aitäh, et sa seda tegid, on ju. Ja abi pakkumine ja meeskonnasisese toetuse soodustamine. Et jälle on üks asi, et uus inimene tuleb tööle, siis talle öeldakse, et saab mingisuguse koolituse sissejuhatuse ja siis hakka nüüd tegema. Ja kui sul midagi muret on, siis küsi kellegi käest enda tiimis. Ja siis sa vaatad seal tiimis ringi, kõik on peadpidi arvutis, kõik on niigi tähtaegadega jännis, näod on punased, stress on laes, kelle poole ma pöördun. Ja kui ma siis küsin, ja siis ta seletab mulle seal midagi
ja siis ma juba näen, et tema enda töö ju sellel ajal kannatab ja nii edasi. Ehk siis, et ka see meeskonnasisene toetuse pakkumise toetamine peaks olema selline, et see peaks olema eriti väärtustatud, kui ma tulen kolleegile appi. Ja see on ka jälle töö. Et kui sa paned mind kolleegi koolitama või kui sa eeldad, siis see jälle on tööaeg. See ei ole minu hobi. Ma ei tee seda hobi korras. See on jälle selline panus, mille ma annan tööandjale. Ja kui tööandja seda väärtustab, siis tegelikult see, et inimesed töötavad lühemalt, tegelikult ei vähenda seda produktiivsust. Väga sageli selline heas töökeskkonnas lühem tööpäev annab rohkem kui selline sunnitud tagumik tund 8–5 tulemust ei ole. Ehk et mõelda tasuks nagu nende asjade peale, et kuidas sealt siis nagu edasi minna või kuidas see just see kolleegide vaheline toetus, sest see tekitab lõpuks selle sünergia ja selle, et meil hakkab mingisugune ühine tulemus tulema, mitte et me ei võistle oma vahel. Ja viimane, millest ma ka siin olen niimoodi kogu aeg natukene rääkinud, seesama see psühholoogiline tugi ja turvalisus. Ehk siis, et üks asi on see, et inimesele tuleks teha kättesaadavaks mingid abivormid, aga need abivormid tuleks teha kättesaadavaks selliselt, et ma saan seda abi kasutada. Mis meil täna paljudes ettevõtetes on tehtud, mis on hästi tore, on see, et meil ongi see vaimse tervise tugi, meil on, et võimalus on minna ja käia ettevõtte kulul 5 korda psühholoogi juures. Väga lahe. Mis ma selleks tegema pean? Lähed HR-i, küsid. Lähen sinna, ütlen, et ma tahaks minna psühholoogi juurde. Miks? Vaata, mul on see, et mul on kodus nii ja mul on sinna. Ja siis paneb personalijuht sulle diagnoosi, ütleb, okei, käi need 5 korda siis ära. Aga see samm, et ma seda teeksin, ma pean siis juba väga hädas olema. Mul on siis ikka väga raske juba. Ehk siis, et see abi saamine peaks olema natukene lihtsam, natukene rohkem läbi mõeldud, et kuidas see inimene saaks nii, et ta ei peaks ennast selliseks pisikeseks täpiks, kes enam hakkama ei saa muutma. Et sellepärast siin on selline mõned märksõnad nagu anonüümsus ja konfidentsiaalsus hästi olulised, et inimene saaks pöörduda selliselt, et ta ei peaks käima kuskil ennast enne nii-öelda tõestamas ja diagnoosi saamas. Toetavad koolitused, need on siis toetavad koolitused selles mõttes just, et täpselt, et mis on kiusamine. Mis asi see stress siis on, mis ta siis ei ole, kust ma nagu aru saan, kuidas sellist enesekindlust nii-öelda nagu saada, et ma üldse suudaksin välja öelda, mis ma mõtlen. Et siin on nagu mõeldud selliseid koolitused, kuidas just toetada inimest hakkama saamisele. Ja muudatused organisatsioonis vastavalt tagasisidele. Sest samamoodi, kui see inimene nüüd lähebki sinna psühholoogi juurde ja ta saab abi ja läheb tagasi ja midagi ei ole muutunud ja siis läheb järgmine inimene ja saab abi ja siis tuleb tagasi ja midagi ei ole muutunud. Ehk siis, et mõistlik oleks ettevõttel omada sellist partnerit, kes annab neile ka tagasisidet. Et teie inimesed pöörduvad põhiliselt selle probleemiga, et töökoormus läheb lihtsalt üle jõu ja nad enam ei jaksa. Siis me saame midagi organisatsiooni tasemel teha ettevõtta, et siis me saame hakata rääkima, et me ennetame midagi, et võib-olla 3 inimest käisid, aga ülejäänud 300 ei pea siis minema, sest me saame mingeid muudatusi teha. Et see on nagu hästi oluline, et see ei läheks nagu sellisesse isiku tasandil ja musta auku. Mida vahel tööandja kardab, on see, et tal ei ole tööalaseid muresid, meil on kõik väga hästi. Siis saab ju raportisse ka anda tagasiside, et tööga seotud probleem ei ole. See on sulle kui tööandjale tagasiside, et sa teed praegu kõik väga hästi. See on sinu pai, võta vastu see. Ja nagu ma ütlesin, et kui meil kodus on kõik katki, siis ühel hetkel tuleb tööle kaasa. Ehk siis, et kui ta tulebki sinna sellepärast, et tal on, ma ei tea, vägivaldne abikaasa ja ta ei oska kuhugi pöörduda, siis kui sa selle tal lahendad ära, ta on sulle elu lõpuni tänulik ja ta päriselt jaksab siis tööd ka teha. Ehk et seda ei tasuks nagu karta. Ja viimane siis juhtide toetamine. Ehk siis väga sageli me ei näe juhte inimestena. Me näeme, et on keegi, kes käseb poob ja laseb ja mis temal viga. Tema ju otsustab, tema käes on raha, kõik on nii tore. Aga see elu ei ole sugugi nii tore. Ja ütleme, et kui on ka sellised väga hea, toreda sellise sisekliimaga
organisatsioonid, siis väga sageli juht on see, kellele tullakse, räägitakse kõik oma need mured ära, et tema on nagu see nõustaja. Aga kus tema läheb? Eks, et ei tohi nagu ära unustada seda, et ega see juht on ka nii-öelda osa kollektiivist, osa organisatsioonist, ta vajab täpselt sama toetust ja ta on täpselt samasugune inimene, temal võib samamoodi olla peresuhetes probleeme, temal võib samamoodi olla sellega, et ta on ebakindel, tal võib samamoodi olla see, et ta on tegelikult nii ületöötanud, et ta enam ei suuda teie asjade peale üldse mõelda ja tulebki võib-olla sealt nähvamine või käratus vastu. Ehk see hästi oluline on ka see, et öeldakse küll, et kala mädaneb peast, aga et samamoodi, me ei tohi seda pead nii-öelda nagu kõrvale visata, siis öelda, et oma viga, et ise ronis nii kõrgele. Et tegelikult see toetatud juht on väga oluline ka organisatsiooni, et seda püsti hoida. Ja nüüd meil saigi aeg nii täpselt läbi, 2 slaidi jäi. Üks on lihtsalt see, mida siis mina igapäevaselt teen, ehk siis võõras sõber, mille baasilt ma siis võtsin neid näiteid, et teiega jagada, sest ma ise leian alati, et selline praktiline näide on parem kui teooria, sest te kõik olete lugemisostusega, te võite kõik suvalisi raamatuid lahti teha ja suvalisi uuringuid lugeda, aga praktiline elu on see, millega me peame täna ja siin ja praegu hakkama saama. Ja siis, nagu ma alustasin, et õnnelikkus on terve olemise kõrgeim tase, siis sellega ma tahaks lõpetada ka ja ma loodan, et kui keegi siit sai mõne nipi või triki, millega nagu ennast selle õnnelikkuse poole nii-öelda nagu saata, siis olen mina juba nagu rahul ja olen oma sellise väikse teo teinud, milleks ma siia täna tulin ja mis see minu nii-öelda eesmärk siia tulles täna oli. Nii et suur aitäh kõigile! Jaa, minul on puhveraeg valitud. Ei ole 14.30 lõpsuus. Kui kellelgi on hästi selline isiklik küsimus, mida ei taha kõvasti küsida, aga tegelikult tahaks hullult küsida, siis võib mulle kirjutada ka sinna info@agprojekt.ee. Et ärge igaks juks helistage. Muidu, kui ma ei saa parasjagu vastu võtta, kui ma kuskil olen nõustamisel, siis mul tekib selline järjekord, aga kui te mulle kirjutate, siis ma kindlasti vastan. Aga aitäh sõna, Kail. Aga palun. Ja Põlvamaa arenduskeskuse poolt on siis ja B3 disaini poolt meie enda Põlvamaa ettevõte on selline märkmik sulle, kus sa saad kõik oma head mõtted kirja panna ja sa saad kasutada ka niimoodi alusena just, jaa. Nõustamisel ideaalne. Jah, just. Aitäh sulle. Nii, ja tänase koolituse veebivaatajatele tegi meil võimalikuks veel üks hästi oluline inimene, et Maika, sa saad korraks siia tulla. Ja samamoodi B3 disaini poolt, ma küll ei tea, kas sa oled lipsukandja, aga selline puidust lips. Ja tõepoolest siis aitäh kõik tänased siin olijad, et te olite, vastupidasite ja aitäh kõigile veebivaatajatele, et te olite seal kaadri taga ja vastupidasite ja loodame ka, et saite mõne põneva nipi ja kõigile ilusat päeva jätku. Peagi algavat nädalavahetust. Just. Ja olge terved, püsige terved.